Lähme edasi kliimamuutuste mõjuga ja meile tuleb siia oma ettekannet tegema Algis Martsoo ja tema on Soomaalt ja räägib sellest, kuidas matkakorraldajad kätte juhtunud olukorraga kohanevad. Ja nagu te näete, et ta võib tõepoolest rääkida viimase 30 aasta jooksul toimunust, sest tegemist on vanema mehega kui 30. Tervist siis Soomaalt, et ma tänaksin eelmist ettekandjat, et jah, need teemad kattuvad minuga osaliselt, et siin oli Leedust juttu, küsimus oli Leedu kohta, et minu vanaema oli leedulanna ja meie Soomaa külastajatest väga suur osa on leedulased ja Leedu firmadega koostöö on väga hea, sest ma oskan leedu keelt. Et jah, et see Leedu teema ja üldse need FAM-reisid on ka hästi toredad, sest mina olen see, kes giidina töötab ja tihti ma nende FAM-reisidega olen, et kui just turiste ei tule, siis FAM-reiside eest me saame ka raha EAS-i või EAS-i käest, et see on väga tore kõik. Ja tavaliselt esineb siin nendel ettekandete Aivar Ruukel, aga me panime täna tööle ja mina olen siis see isik, kes rohkem siin ainult metsas või jõel on. Ja alles nädala jagu tagasi oli mul 2-tunnine ettekanne, meil on Soomaal nüüd uus pikk giidikursus. Ja siis ma pidin rääkima ka sellest giidi kogemusest läbi 30 aasta. Noh, tegelikult on see 28 aastat, et 30 päris ei ole mul veel. Ja siis proovisin nüüd kuidagi disainida eile õhtul selle ettekande natuke lühemaks, kuna nüüd on 10 minutit juba läinud ka, siis vaatame, kuidas ma hakkama saan. Ja selle giiditöö rääkimise ajal siis ma võtsin kokkuvõtte nendest aastatest sel viisil, et kuidas on muutunud see, mis me Soomaal teeme algusest kuni siiani. Et ühesõnaga Maril küsis, et äkki sa saad teha midagi kliimamuutuse kohta ja see natuke see asi nagu kattub, sest meie see, mis me teeme, muutub tänu sellele, et meil muutub ilm. Suve kohta ma ei räägi, minu arust suvi on üks igavamaid aegu Soomaal, sest jõgi on olemas ja vesi voolab ja muutus siis on eelkõige toimunud talvega. Ja kui on muutunud talv, siis muutub ka kevad, siis muutub meil üks tähtis asi, mis on suur vesi. Ja suur vesi on hoopis teistsugune kui 30 aastat tagasi. Ma proovingi siis rääkida sellest, kuidas see kõik on muutunud, et seda me võime nimetada siis kliimamuutuseks. Ma ise olen sündinud seal Soomaa kandis, Tori kandis ja 28 aastat mul on ettevõtluskogemust, aga eelkõige ma olin ehitaja alguses, nii et minu kogemus on kõige rohkem seotud lautede ehitusega ja matkaplatside rajamisega. See on olnud mu põhitegevus ja siis Aivar Ruukel, kes alustas tõesti 30 aastat tagasi endal täis, siis tema juures ma käisin giidiks ja siis me moodustasime ka ühisettevõtte, kui oli üks ilus suur vesi, veel nii-öelda väga suur vesi, selliseid viimasel ajal ei ole. Siis tegime ettevõtte 5 aasta aega, nagu te teate, 5 aasta aega ongi meil Soomaal, et 5 aasta aega on siis see suur vesi. Nii. Ja siis ma proovin teha kiirelt sellise läbivaate, et miks see vesi meil on. Siis on mul kogemus, milline mul on selle veega. Siis ma olen teinud uurimuse suurveest, ma õppisin Maaülikoolis ja tegin diplomitöö selle kohta. See oli selle kohta, kuidas organiseerida seda veeturismi, kus need marsruudid kujundada ja see visuaalselt meil on mõned fotod ja mingisugused märgid seal looduses. See oli selline päris suur töö, 70 lehekülge, et sellest saaks terve ettekande teha. Ja siis kuidas siis nagu see kliima või talv on muutunud, et kuidas me siis oleme sellega nagu kohanenud. Tegelikult siis need põhjused neid lahata ei jõua siin, et ma võtan kiirelt kokku, et meil on siis selline olukord, et meid ümbritseb Sakala kõrgustik ja seal kõrgustikul siis vesi tuleb nagu niimoodi kiiresti alla, sest lang on suur. Ja kui ta jõuab meie madalikule, siis see on selline lame, et kui kujutad ette, kui siia seinast tuleb kiiresti alla ja põrandale tulles ta nagu valgub vaiksemalt edasi. See on üks põhjus. Siis on selline asi, et need jõed saavad kõik kokku üheks lehvikuks ja kõige lõpus on kallas nii kõrge, see on nagu pudelikael. Et sealt ei mahu see vesi läbi.
ja siis jõgede asend on eriline, et peaks muidugi minema lähemale siia, et need samad, siin on 1, 2, 3, 4 lehvik jookseb kokku ja siis see suund on selline naljakas, kui läheb kuidagi suunas, sest Pärnu laht on siinpool ja oletatakse, et siis vanasti oli siin üks jõgi, Halliste nimeline, jooksis otse Pärnusse läbi selle jõe, aga maa kerge on, et peale jääaega on siis meie maapind erineva kiirusega tõusnud ja siis on muutunud jõgede suund ja nad on ühinenud, et geograafid või geoloogid oletavad, et vanasti oli see teistmoodi, aga see on uurimata. Et tegelikult see Soomaa suurvesi on suhteliselt uurimata. Me teame, et see on äge ja nii, aga need põhjused, see tahaks rohkem tööd. Ja tihti ei räägita siis sellest päris põhjusest, et sajab palju vihma, siis on üleujutus, see on selge ju. Ja kui sajab palju vihma, siis võib aasta ringselt meil tingida üleujutusi. Ja muidugi peab ka lund sadama, et saada kevadist üleujutust või talvist. Ja näete, ta ongi siis talvel ja kevadel ja ta peab kähku ka sulama, et ei piisa, kui on palju lund, vaid see peab kähku sulama. Ja mis siis on muutunud, ma räägin pärast rohkem lahti. Aga selle lumega meil on keerulised lood, et lund sajab küll, aga lumiga kiiresti tihti sulab keset talve hoopis ära või sulab osaliselt ja need veed on muutunud. Nii. Natuke räägin ka Soomast seda võib-olla, et paljud ei tea, et turismist teate palju, et tegelikult Soomaal siis asustuse kaart on selline. See on nüüd... Tahaks rohkem lahti rääkida, selle me tegime koos minu juhendajaga Arvo Järvetiga, kui ma tegin seda veeuurimust. Et tegelikult meil on 19 küla territooriumid ja inimesi on ainult 42. Et külastajate arv teatavasti Soomaal on mingi 100 000 ringis. Nii et kujutage ette, kui suur on nagu kohaliku elanike ja külastajate vahe. Ja kunagi elas 700 inimest ja kui tahate seal kaardil vaadata midagi konkreetset, siis vaadake neid lillasid täppe. Et need lillad täpid on siis, kus inimesed elavad. Et tüüpiline on siis see, et need on siis püsielanikud, on ka suvilaid. Nad elavad siis üksteisest nii-öelda, naabrid elavad 5-6 kilomeetri kaugusel. Et see on selline kohaliku inimese elustiil. Lihtsalt asustus on väga hõredaks jäänud, et peale teist maailmasõda. Aga nüüd läheks kohe teema juurde, et laseks sellele siis vee peale. Nii et nüüd näete, kui vett tuleb hästi palju, kui ta on maksimaalne, siis katab ta kõikide inimeste elamised nii-öelda ära. Nii et näete, need talud nüüd ongi jäänud vette, need lillad. Ja mis jääb siis veest välja, on siis need rabad. Ja rabad on meil akumuleerunud nii palju turvast, et rabadesse vesi ei ulatu. Ja sellepärast on see üleujutusala sellise kujuga, et on seal keskel nagu. Nüüd ma kiirelt läheks ka selle oma lõputöö teema juurde, et sellega nüüd selline lugu, et enne veel, kui ma seda lõputööd tegin, siis juhtus meil üks selline äpardus. See on lugu, kuidas tekkis üldse Soomaa tuntus nagu selles osas, et sõidetakse metsas. Et see lugu on seotud minuga. Aivar Ruukelil oli siis üks logistik, üks tütarlaps, kellega me läksime sõitma ja seal on Kõrtsi Tõramaa kaardil, et sealt me siis asusime nii-öelda kanuusse ja kuna mina olen natuke siin liiga rabe ja võib-olla inimestega suhtlemine, Kiidimaal töötan, aga tegelikult natuke ma nagu hooletu olen ja tõmbasin seda kanuud eest otsast ja see tüdruk oli taga ja ta arvas, aitab mind ka, et raske on veeni jõuda. Aga ma tõmbasin liiga kiiresti ja ta kukkus siis randme peale, käe peale, nii et tal oli siin hulgaliselt luumurde. Aga sellest me ei saanud aru, sest grupiga tuli kaasa minna ja kiire oli. Ja siis kuskil poolel maal seal siis ma avastasin, või tema avastas, et tal on käsi paks nagu poksikinnas. Ja siis oli niimoodi, et me liikusime vanasti ikka pikki jõge, et me ei sisenenud kunagi kuhugi kõrvale metsa, aga siis mul tekkis idee, et läheks nagu läbi metsa, et saaks kiiremini ta nagu päästa või kiirabi või kutsuda järgi. Ta oli ikkagi abielu inimene, et tal oli ka abikaasa, kes telefonid on olemas, et sai helistatud, et ta tuli juba vastu. Ühesõnaga me läksime metsa ja saime
kus see kaardil täpselt on, ma isegi ei tea, sest kaardil on juba sellised konkreetsed rajad, mis said hiljem nagu tähistatud. Ja noh, see pilt on lõputööst ja siis me saimegi läbi metsa kohale ja ei pidanud selle jõe peal ukerdama. Siis tuligi idee, et siis võikski ju seda nagu klientidele ka pakkuda. Ja nii siis see, kui ma lõputööd tegin, siis asi võttis konkreetse ilmest. Alguses oli ainult nagu giidid ja pärusmaa, et kes tundsid metsa, suutsid seda matka teha, tihti eksiti ära. Ka mina eksisin, aga mõni giid eksis mitu korda, sest läbi metsa sõit ilma tähisteta on sama nagu jalutamine. Ja siis siin on näha, kuidas ma siis tähistasin. See oli siis, kui ma lõputööd tegin, mõtlesin, kuidagi peab selle ära tähistama, et kodus sai võetud need voodilinad ära tükeldatud. Naine oli küll pahane, aga nii ta tähistatud sai, selline odav projekt. Ja sellest ajast saadik me oleme nagu hädas. Et need rajad nagu on reklaamitud, see asi läks suure hooga käima, aga tihti ei ole seda vett seal. Ja teine asi, et kui rääkida välismaalast, siis nemad loevad välja, et see vesi peaks nagu kogu aeg olema või sinna metsa saab kogu aeg, et see kõik on väga tore, et me oleme selle nagu käima saanud, aga seda ei saa alati pakkuda. Ja need veed olid suuremad, et järgmine pilt näiteks on 2010, mis oli siis Soomaa minu elus kõige kõrgem vesi ja siin on siis üks Karuskose talu, kus Mariel Jussi elab praegu ja siin on minu õde ja õelaps ja et see on maksimumtase, näete, et sinna akna kanti, et selline äge veetase või siis järgmine pilt, kus kui 2010 vesi on nii kõrge, siis Soomaal on 2 põhiteed ongi, siis see on põhimaante praegu, see 7 kilomeetrit olid vee all, kuni külastuskeskus ukseni oli vesi. Ja siis üks teine tee oli 15 kilomeetrit vee all ja siin tihti oli see, et me eksisime selles mõttes, et kliendid sattusid valel pool järvest, oli nagu järv. Siin mina läksin siis tööle ühele poole ja Aivar teisele poole, et õhtul sõidame koju, et mööda teed me sõidame, küsime, kuidas päev läks, et sellised veetasemed olid siis vanasti, ütleme. Ja siin on ka üks näide sellest, et ma tegin samal aastal matka Eesti Energiale, siis ei olnud Enefiti või nad lihtsalt tahtsid näha, kus nad oma elektrikapid panid ja et see oli väga koomiline juhtum, sest nad ütlesid, et tahavad seda matka näha, et need mehed on kaasas, et tahavad vaadata üle, kus need elektrikapid ja asjad on, sest pandi kaabel, sest kogu aeg Soomaal voolu ei olnud. Vanasti oli tavapärane, et ei olnud nädal või 2 voolu, et mis siis ikka on. Tänapäeval ette kujutadamatu, aga siis kui kaabel pandi, siis jah, vool nüüd on, aga jah, need kapid pandi, näete, vasakul on see kanuu pilt, kus on siis seal värava pool on selline väike valge asi, võt see on see, mis on see elektrikapp ja siis peale vee äraminekut. Et neid elektrikappe ma siis näitasin, tegin neile matka, näitasin, need on kõik vee all. Et nüüd on nad ümber ehitatud ja mingite postid otsa pandud, aga ja siis see sama tõu siin sõidame suure kanuga sisse, 360 eurot, 360 kraadi oli see firma. Nii ja matkarada ehitusest ka, et ka mina sain oma šoki kätte, et ma ehitasin selle sama, näiteks siin on Ingatsi matkarada, vesi tõus nii kõrgeks, et käsipuu läks lihtsalt vee alla. Ja siis kanuudega, kui me sõitsime, siis lihtsalt mõnikord jäime kinni sinna taha ja kliendid küsisid, et teil on ikka nii kitsad rajad, et kuidas te jalutate nende peal üldse. Siis ma ütlesin, see on käsipuu. Et vesi ei paista ju meil läbi, selles on nagu häda. Et kui vett on nii palju, siis paraku on nii, et sa ei näe seda alumist käimisosas, näed ainult käsipuud. Ja suvel oli hea siis näidata klientidele, et näed, et kes see selle käsipuuga ratsinud on. Et siis keegi ei arvanud ära, et see on kanuu, mis nii kõrgelt käis. Siin on veel pilt, kuidas me sõitsime siis rappa välja. Et see siis kõik oli selline aeg, kui veed olid suured ja nüüd ma lähen asja juurde, mis on siis tänane teema. Nii, jutt oli sellest 2010-st, näete, seal on see number 494. 0 on siis kokkuleppeline selline, see 0 on selline segane värk, et tegelikult kui tehakse veemõõtejaam, siis lepitakse kokku minimaalne veeseis. Aga kus ta on, seda ju keegi ei tea. Näiteks Soomaal
see 0, seda ei ole kunagi olnud, on olnud üks kord ainult 7 sentimeetrit. Tavajuhul on ta mingi 40-50 sentimeetrit kõrge see veeseis. Tänasel päeval on 60 sentimeetrit näiteks üle 0. Siis see punane joon seal, see on keskmine veetõus. Ja see on siis aastate nagu kõige kõrgemate keskmine. See tahab natuke rohkem lahti rääkimist. See oranž ring seal, kus see 2010 sees on, see on siis meie ettevõtluskogemus 30 aastat. Ja siis meie elu kõrgem on seal näha. Siis miks on osa rohelised ja miks on sinised ja miks on kollased need tulbad? Et roheline tähendab siis kevadist üleujutust. Roheline toimub siis, kui on kevad. Me arvestame seda pööripäeva järgi. Ja siis, kui ta on sinine, siis see sinine vihjab selle, et talvel oli kõrgem. Kui on kollane, siis ei on talvel kõrgem, vaid oli sügisel. Keskmiselt meil on üleujutusi 3, siis kui ma analüüsisin kogu seda aegrida, siis keskmiselt 3 on aasta jooksul. 1 on sügisel hiljem, 1 on tihti talvel ja 1 on kevadel. Seda paljud ei tea nagu. Ja kui te vaatate nüüd seda viimast 10 aastat seal, tänavust aastat mul ei ole peale, sest see ei ole veel läbi, siis näete, seal on üsna sinine see ja üleüldse vaadata siin 89. Viimased 20-30 aastat pluss veel natuke tagasi, seda sinist on nagu rohkem. Ühesõnaga, siit võiks nagu seda kliimamuutust välja lugeda, et kevadine ei ole suurim, vaid on hoopis talvine. Ja sellega on see probleem neil nüüd. Kui rääkida ajaloost natuke veel, siin on üks näide sellest kõige lahjem aasta, üleujutust aasta, see oli hiljuti, 2014. Selles mõttes, et meil on 100 aastat ajalugu. Siin on näha, siis talvine oli suurem ja kevadine. See on üsna tüüpiline viimasel ajal, aga see on aasta, kui oli siis ainult 2 üleujutust, 3. lõpus tuleb. Ja me loeme siis, kui on üle 1,5 meetri, et selle järgi me arvestame, sest kui on meeter, siis nagu väga midagi ujutatud ei ole. Ja siin on siis pilt katastroofist, see on 1928, Eesti kõige sajusem aasta, kui loodi Eesti Vabariik, oli hirmus sajune oli meie kliima. Ja see on ikka väga halb näide, et see kevad hakkas, siis enne jõule pidama ei saanud, et kogu aeg sadas. Ja see on ikka väga eriline vaata eelmist ja seda pilti on ju. Ja siis kokku selline pilt, kus on siis näha, mismoodi ta meil käib, et aasta algusest kuni lõpuni, et näete, suvi on tühi, see, mis mina ütlen, see igav aeg, kus midagi toimu siin, see suvine osa. Ja need sinised tähistavad siis, kui vett on nagu palju. Nii, läheks tagasi nüüd selle juurde, et siis korra näitan seda pilti, et mis see probleem siis meil on, milleni ma tahaksin siin täna jõuda. Et sest punasest joonest allpool on kõik viimased 13 aastat. 12, 13, 13 käib praegu. See tähendab seda, et see ilus jutt metsast, mis ma rääkisin, seal ei ole seda vett enam. Sest selle rajal ei ole kunagi vett enam. Mõnikord on 1-2 päeva. Et midagi me selle kliimamuutuse tõttu pidime ju ette võtma. Ja siis kui näitasin seda pilti, kus on siis uputus nii suur, et võtab terve 3, siis reaalsus viimased 13 aastat on selline. Ja tähendab seda, et seda suurt ei ole enam. Õnneks kohalikele, aga kahjuks turistidele, kahjuks turismile, et me oleme proovinud seda nüüd kuidagi siis seda asja edasi ajada sellise tasemega. Ja nüüd jõuangi ma siis selle juurde, et kus me praegu tegutseme ja seda on lihtne. Me tegutseme siis selle laigu peal, mis siin on see sinine vasakul. See on see, mis on siis kõige madalam ja kus uputab tihti. Ja seal on siis selline lugu, et selle kohani viib selline maantee. See on siis Soomaa lähistel ja ütleme nii, et kliimamuutus ja meile tuli appi ka see, et oli meil see luhtade taastamine. See on palju kirutud ja palju kiidetud, oleneb, kuidas kellelegi see meeldib. Ma ütleks, mulle väga meeldib, sest kui see tee valmis sai, siis ma läksin sinna, avastasin, et oi, et kui niita
siis piisab ju väiksest veest 20-30 sentimeetrit ja see paistab nagu järv. Ja näete, see teetamm ka piirab vee minekut sealt üle, et kui vett ongi vähe, siis ta jääb see tammi taha kinni ja tekitab sellise nagu paisu efekt on. Ja pildil on siis siin üks aasta, kui meil on vist külastusrekord tehtud Soomaal, see on 2019. Et maantee on 2 kilomeetri pikkune, aga 2 kilomeetrit, see kõik oli autosid täis. Turismiettevõtjaid ka mitu. Ja veel lisaks ka maanteel, nii et see koht nagu müüb isegi paremini kui see metsas sõits. Metsasõiduga oli see, et inimene läks metsa, tihti eksis ära või giid eksis ära, igast palju probleeme oli. Aga nüüd on see, et seal on kohapealne laenutus, inimene teeb seal ringi ja tuleb tagasi ja seda saab mitu korda päevas teha. Ja nüüd ma rääkisin seda, et talvel on nagu suhteliselt palju seda vett, et siis ma analüüsin ka, et millal siis üleujutus esineb, et üks küsimus ka saalile, et mis te arvate, millises kuus siis kõige rohkem seda esineb? Jaanuar juba kõlas. Siin on tõde siis. See on siis alates nagu 2010. aastast. Ja siin on näha jah, et meil on seal talvel kuidagi nagu rohkem seda vett tundub, 12 korda on jaanuaris olnud 14 aasta jooksul, veebruaris 6. Ja märts-aprill ikkagi on ka, aga näete, talv on hakanud nagu domineerima. Ja nüüd ongi see lugu siis, et see sama ilus plats siin on, enne oli Lätist juttu, et lätlased on meil väga usinad, 25%, neljandik on lätlasi, kes käib Suurveel, et nii hästi on reklaamitud Riialastel näiteks. Läti üks droonimees on teinud pildi, et see sama plats, siis see ilus platsikene, seda me pigem nagu kevadel ei saagi tihti kasutada, sest talvel toimub see asi ära. Ja talvel toimub ära ja siis ongi selline lugu, et külmub see ilus plats ära ja siis me vaatasimegi, et me peame midagi ette võtma, et siis me oleme seoses siin kõikide kriisidega kokku, nagu koroonaga läks vähemaks inimesi, siis kevadel Suurvett vähem, kanuusi polegi nii palju vaja, et kanuude arvu oleme vähendanud peaaegu 2 korda ja suurendanud kelkude arvu ja see on läinud väga hästi peale. Aga miks me öösel teeme seda? No just, jah. Et suveturismiga on lihtne, aga kui sa talvel teed seda, see kevadel veel oli võimalik, päev on pikem, aga talv on niivõrd lühike päev, et siis me ostsime bussitähele umbes lambid ja teeme seda lampidega. Et siis saavad õpilased ka õhtul tulla. Nii et see jää, kuidagi peab seda ju müüma, päev on lühike. Ja meil on laternad ka, aga laternatega nagu kelguga ei sõida, ei uisuta, et latern on selline teine teema. Ja see jää on üldse väga maagiline, et enne oli vesi, nüüd me oleme siis näinud jää peale, et siin on näha, et lastele meeldib ja siis vahepeal tekivad sellised UFO-ringid, et need on sellised magnetid, et kui need pildid üles lähevad, näiteks see ring seal, siis see kohe tohutult tõmbas tähelepanu. Järgmine päev kõik, kes tulid, küsid, kus see ring on. Et inimeste see maagia nagu hirmsasti meeldib. Selline on siis see lugu, et me oleme leidnud siis sellise lahenduse, et oleme tänu kliimamuutusele oleme läinud üle siis selliseks ja selliseks talviseks tegevus rohkem. Muidugi siin tahaks ka puudutada räätsa teemat, aga see on suur ja pikk lai teema, et praegu ongi nii, et kliimamuutuse tõttu, tol ajal, kui olid talved, minu arust meil on lumeräätsad, siis me käisime ikkagi ju ringi mööda lund. Mitte ei käinud mööda raba suvel, et see on tegelikult ju uus nähtus, et ma kujutan ette, et vanasti, kui talve olid ägedamad, seda poleks mõtet olnud, kelle poleks selle peal tulnud. Et ühesõnaga, see on ka muutus. Aga just talvel ongi see, et kui meil oli lumed suuremad, siis räätsa matk oli populaarne, aga nüüd on see kelk ja nüüd ongi see, et nüüd on raske inimese selgeks teha, kui isegi lumi tuleb, et tule nüüd ikka räätsa käima. Nii et see suhe on ikka 1:10. Et üks inimene küsib räätsa ja 10 küsib kelku, et me oleme lihtsalt nii hästi seda müünud. Aga nüüd on see probleem jälle, et nüüd Kurask on see nagu seegi aasta, et ei pruugi seda jääd ka olla. Isegi üleüldse ei pruugi olla. Ja siis tuli appi meile üks teine asi, jällegi projekt, mida kirutakse, soode taastamine. See on järgmine pilt siis sellest alast, mis meil on siin kõige nagu tuntum selle poolest, et seal
no näete, kus on vett, on ju, see on võlts üleujutus tegelikult, on ju. Ühesõnaga tehti selline lugu, et tehti selline pais üle poole kilomeetri pikk, 1,5 meetrit kõrge, selle taga seisab vesi. Nii et palun väga, ei ole üleujutust, ei ole vett, aga näed, on kunstlik vesi. Nii et see on ka see, kuidas me siis kohandume, nagu, et nüüd oleme siis seal käinud näiteks. Esimene päev, kui ma kunagi sinna jõudsin selle jää peale, kui see asi oli ära uputatud, see jää on hästi õhuke, siuke ragisev, et siin all on video ka, aga see tegelikult, noh, see on liiga hea, ma isegi ei taha seda näidata, et see. No vot, see sama ala nüüd ongi see sama, kui meil ei ole üleujutust ja ei ole nagu midagi teha, et siis see sootaastusala külmub ka ära ja näete, seal saab siis teha. Ja lisaks veel on niimoodi, et ja siis tahtsin veel seda ka rääkida, et on olemas veel selline asi nagu üks pilt veel, et nüüd ma rääkisin, et vett ei ole ja on ainult jää, aga vahetevahel juhtub see, et talve ikkagi tuleb ja siis on selline asi, et tahaks nagu ju lume sees ka seda sama teha, sest küsitakse. No on kelgud ju, tehke. Ja siis ma avastasin, et kui seda nagu nühkida sisse, see on nagu suusarada kuskil Jõulumäel või kuskil. No ühesõnaga, masinaid Soomaal ei tohi kasutada maastikus, see on sihtkaitsevöönd. Ja siis ongi see, et see on mulle alati mõnusalt meeldinud, et ma olen sunnitud seda rada sisse nühkima enne kliente. Ja siis, kui sa kogu aeg niimoodi käid, siis tekibki selline nagu kanal ja kui grupp käib üle, see on väga tore rada. Selle jaoks peab olema jää ja sile pind all. Kui seda siledat pinda ei ole maastiks, on raske teha. Nii et see on nüüd nagu selline tagasikohaldumise variant. Ja siis peamaanteel meil selline silt, et sai kunagi pandud sinna need märgid, et see on siis sümbol sellisest kliimamuutusest, et 2013 viimati oli seal vesi tee peal ja enam pole tulnud. Et see on mälestusmärk. Nii et selline meie see kohanemine selle kliima või talvemuutusega on, et lõppu üks pilt ka veel. Siin on näha ka mälestusmärk, et siis lapsed on mul väiksed, nüüd üks on kasvanud peaaegu selle kohani välja, see on siis kopra ammustus, kopra poolt näritud puu, et see roheline poiss, see on nüüd minust hulga kõrgem, see on peaaegu nii pikk, et aga see on mälestus sellest, kui veed olid suured, et nüüd me oleme läinud, siis oleme harjunud mingite väiksemate vete ja jääga ja muuga. Aga väiksemate kobrastega olete ka harjunud ju? Ei, kopraid on rohkem ja koprad on minu arust suuremaks läinud. Aga aitäh teile! Aitäh, Algis! Käsi püsti, kellel on küsimusi või küsimus Algisele. Kuidas te kõige selle kontekstis turundust planeerite või strateegiat üldse seate või kõik on spontaanne, et nii kui tuleb ja inimesed aitavad kaasa või kuidas te niisugust nagu ära kasutate siis seda kliimamuutumist ja muutlikkust niisuguses turundusstrateegias? See on keeruline ja, sest kui sa müüd ühte asja ja sul ei ole seda pakkuda, näiteks see aasta on tõeline probleem, et tavaliselt kevadel on vesi olnud ja meil on 101 aastat seda mõõteajalugu. See on esimene aasta ilma suurveetu praegu kevadel. Et noh, see kuidagi kogu aeg peab asendama, et see kohanemine käib kogu aeg. Et noh, praegu ongi see, et mida siin asemele turundada, ma ei tea. Et see nagu on keeruline. Ütle korra siia sisse ka, see mikrofon tahab hästi kuulda seda. No kõige keerulisem ilmselt hommikul loodusele otsa vaadata ja buss on tulemas, et võt siis on teema, et mida asendad selle lubatud kelgumatkaga või räätsamatkaga või mis iganes. Ei ole kunagi ühtegi matka ära jätnud. Midagi oleme ikka leiutanud. Ei ole hullu. Et tavaliselt, kui jää on peal, siis jah, paadiga ei lähe, aga siis saab teha räätsaga. Me oleme alati asendanud mingi muu asjaga, see on võimalik. Rääts on universaalne, seda saab teha aastaringselt, et see on alati pakutud alternatiivina, et selles mõttes on lihtne nagu.
proovin, et kuuleks ka veebi... küsi uuesti tegelikult ikka. Et kui palju siis ajakava lappesse läheb, kui ongi see luht jääs ja tuleb, ma ei tea, kas õnnestubki kelku teha või räätsa, et... Ei lähe lappesse, ei lähe. Usu mind. Saab hakkab alati. Pole olnud probleeme. Ei. Sest me tegutseme nagu ikkagi ühel väiksel alal suhteliselt. Et see rahvuspark on suur, aga me tegutseme ühes piirkonnas. Et kui sa asendad ühe teisega, siis sa jõuad mujal ikkagi samas ajakavas püsida. Sest see transport on ikkagi samasse kohta peaaegu. Õnneks on meil selline võimalus, et kõik asjad on koondunud suhteliselt keskele. Ma küsin ise siis, et kas olete ka käinud ise neid jääkettaid saagimas, et inimesi kohale tulla? See idee on olnud kogu aeg. Aga meil on olemas päris ketased. Ajaloos on näiteid küll, kui jäätee valmis sai, siis oli alati vaja laev viia remonti, et saab ka tõenäoliselt ise kettaid saagides tõmmata rahvast juurde. Või siis jaotada sellistesse aegadesse, kus muidu on natuke rahulikum. Veel korra suur aplausi Algisele. Aitäh!